Näete, siin tuleb meie driver X. Repib Pamreksi kindaid. Ja, sa pead kindaid lähemalt kinni. Uhked. Pamreks. 7 euri. Well spent. Enam-vähem peegelpilt või? See on siis meie vana auto. Ja see on meie uus auto. Aga miks meil oleks vaja teist samasugust, kui meil juba üks selline on siin? Põhjus väga lihtne. See on meil esiveoline. See on aga quattro. Kapoti all on seal hetkel 2.8 V6, mis on suhteliselt mannetu. Aga kuna kere on hea, värv on õige, siis nüüd on aeg sealmaal, et tuleks siit auto pealt tehnika ümber lapata. Selle eelmise hõbedase kapoti alustamist väga paljud tegelikult juba näinud, aga no vaatame korra veel üle. Kliimat siin siis ei ole. Mootoriks on 1.8 turbo. Õhuvõtusüsteem ja kõik asjad on ümber ehitatud. Turbo K04 kollektor, torukolle. Ühesõnaga kõik see tuleb siit maha võtta, selleks, et saaks selle tõsta nüüd siia. Siin on siis vanaaegne V6 tehtud kiviajas. Kokku on sellel 12 klappi, 6 silindrit. Aga nagu näha, siis need kapotialused on iseenesest üsna sarnased. Seega lihtsalt tuleb üks mootor maha võtta ja teine asemele tõsta. Väliselt poolelt võrreldes nüüd vanaga on uus suht rääbis. Kuna all on meil siin plekkvelg. Kere on ka siit veidi peksa saanud. Aga no õnneks on sellised polditavad detailid, et lihtsalt vahetuse vaev. Aga vaadake seda. See on nagu all road. See välja vahe lihtsalt. Ma ei kujuta ette, mis asjaks see ehitatud on. Aga see on lihtsalt ehtne aurik. See teisel autol siin
Pole nagu väga vahet ollagi. aga jah, igatahes plaan on lihtne. Siit pealt kogu hea ja parem maha. Tõstame selle siia peale ümber ning 14. üritaks juba selle autoga ringrajale jõuda, kus toimub järgmine talvekarika etapp. Sellega seoses on plaanis teha nüüd erinevad episoodid, kuidas sellest autost saab nüüd kiire auto. Ehk siis vana ja uimane V6 lendab nurka ning asemele tuleb ergas ja tubli E1.8. Lisaks mootorile on plaanis ka pidureid uuendada, ette tulevad suuremad pidurid, taha samuti, vedrustuse vahetame üleni välja. Ning lisaks eest lähevad istmed ära. Sees on tegelikult üsna viisakad nahkistmed. Aga jah, kuna nad kaaluvad nii palju, siis neist meil ei ole väga kasu. Ehk ühesõnaga need lendavad minema ja asemele tulevad kergemad poolkorvistmed. Ideaalis lõpuks jõuame selle autoga välja turvakaareni. Esialgu üritaks ikkagi märtsiks lihtsalt mootori ära vahetada, vedrustuse ära vahetada ja pidurid ära vahetada. Kui uue pilli tood, siis muidugi peab ikka proovima, kas sketši ka teeb, aga no vaadake ise. Selle jutuga siis siinkohal lõpetaks ning järgmine kord üritaks siis juba käed tööle panna.